Tulutuse kontrollibüroos. Minu põhiülesanded on kontrollida tulutuse nõude täitmist ehitamisel, projekteerimisel ja kokku puutun on sellised tulutuse nõudega nagu tulutuse paigalised. Täna tahan rääkida just nimelt nende probleemidest ja natukene kuidas nad määratakse, mis on normatiivid selle kohta käivad, kes on tulutuse paigalistega üldse tegelikult tohib tegeleda. Välja arvatud muidugi omanikud on. Ja kui me võtame esimese slaidi, siis võtame on tulutseadus, mis ta räägib meile, et on olemas omaniku kohustused. Tema peab kontrollima ja tagama tulutuse nõuded objekti kasutamisel. Ja sellest tegelikult vaatame, on üks sellest peale ruumi tulutuse nõude täitmist peab kontrollima ka seadmete. Seadmete all mõelnud ka tehnosüsteemid, kaasa arvatud tulutuse paigalised. Ja peale seda tema kohustus, et ta peab tegelikult tagama tuletuse nõuete vastavus nende tulutuse paigaldaste kohta, mis tegelikult ette nähtud on tulutseadus paragrahv 30. Ja sama paragrahv 31 tulutseadus räägib sellest, et omanik peab tagama tulutuse paigaldise korrashoiu ja katkematu toimuspidavuse. Kui võtta mingi on siseministri määrus number 1 näiteks, mis räägib sellest, et jagab ikkagi kohustusi, on tulutuse paigaldise, on korrashoiu toimepidavusel. Ehk tegelikult see on protseduurid, mis tegelikult ette nähtud on pädeva firmale ja teine tegelikult on omaniku poolt peab olema mingi kohustused, mis te peab tegema selleks, et tulutuse paigaldis teedab oma funktsioon, eks on. Ja peale seda tegelikult on iga kindlasti on tulutuse paigaldiste kohta peab olema tagatud mingi, peab olema dokumentatsioon, mis tegelikult kinnitab, et tulutuse paigalis on kontrolli all, eks on, ja teedab oma oma ülesanded. Muidugi on dokumentatsiooni kontrollimine ja pidamine mitte ainult omaniku kohustus, aga nende firmadel, kes on sellega tegelevad, eks on. Täna on määrus number 17, ehitisele esitavad tulutuse nõuded, räägib sellest, eks on, milleks üldse on mõelnud on hoone tehnosüsteemid, mis on tegelikult nimetatakse veel tulutuse paigalistena. Et me näeme praegu mingi 5 on ülesanded, aga kui me võtame automaatse tulekahjustuseni süsteemi ja vaatame, on selle 19 ülesanded võib täita, kindlasti seadus ei saa lahti seletada kõikidest, mis on tegelikult on tulekahjustuseni süsteem või mingi on heljendussüsteem täidab ära, aga põhimõtteliselt tegelikult on seda kirjeldus, mis räägib sellest, et tulekahju vältimiseks on alati küsitakse, mis süsteem võib olla tegelikult selleks ette nähtud tulutuse paigalis. Tulekahjustusatsioon ilmselt seda ülesandet ei saa täita. Võtame tulitõrjevooliku süsteem, ka ei saa täida. Mis veel üks on süsteem, mis tegelikult nimetakse tulutuse paigalisena ja võib tegelikult olla just nimelt selle eesmärgiga kasutatud. Aga pikse kaitse ja nüüd tekkisid sellised on kaasaegsed mingi sellised süsteemid, mis tegelikult Eestis juba on mingil määral mingi objektil on kasutanud, on hapniku vähendamise süsteem. Ehk tegelikult need ülesanded tulekahju vältimiseks. Teine avastamiseks. Tulekahju avastamine arusaadaviks on kohe esimene autonoomne andur ka, eks on, kindlasti ta on ka tulutuspaigalist. Siis on automaatne tulekustutussüsteem, tema ülesande peale kustutamist, mis on põhi tegelikult ülesande, aga tulekahju avastamine on ka ülesande. Kustutamine tegelikult käib, eks on ikkagi rohkem kustutussüsteemide kohta. Paraku tegelikult me räägime ka tulitõrjevooliku süsteem on ka tulutuse paigalist ja ta on ka ette nähtud kustutamiseks. Muidu tegelikult ta ei saa ise kustutada, peab olema ikkagi inimene selleks kuidagi külge pandudki, ehk ta on esmane tulekustutusvahend. Tule ja suitsu leviku piiramine, siin tegelikult on peaaegu kõikide tulutuse paigaliste kohta saab rääkida välja arvatud heljendussüsteemi, evakuatsioonivalgustus, aga tegelikult ülejäänud süsteemid alates ATS-ilt ja lõpetades mingi kustutussüsteemiga, need kõik kõik ülesanded täidavad ära. Evakuatsiooni ja päästetööde ohutuks läbiviimiseks. Pigem tegelikult on ATS on esialgu, on teine automaatne tulekustussüsteem või lihtsalt tulekustussüsteem.
et sellised nagu siis on ülesanded nagu siis on või eesmärgid on mõelnud nagu siseministri määruse number 17. Ja jah, määrus räägib sellest, et tuluohutuspaigalis peab olema nagu siis on, mis on paigaldatud objektile, peab olema kontrollitud ja hooldatud ja see on tegelikult määrab, eks on tuluohutusseadus. Kuidas nagu hooldatakse, eks millised protseduurid tuleb ära täita, siis me peame rääkima nagu siis on juba siis on nende nagu dokumentide põhjal, mille kohta tegelikult on siis, mis esitavad nõuded konkreetsele tuluohutuspaigaldistele. Nüüd on siis, vaatame, mis on siis määruses ja tuluohutusseaduses nagu siis, mis määratakse nagu tuluohutuse paigaldisteks. No kõige nagu siis on lihtne, autonoomne tulekahjusensatsiooni andur, mis tegelikult meil nagu majadest, korteritest nagu siis ammu igal pool. Peale seda tegelikult autonoomne tulekahjusensatsiooni andur nagu siis on ka võiks olla paigaldatud mingi nagu sellised, näiteks on kuni 10 voodikohaga näiteks on siis haiglas, aga kindlasti nagu siis on teine nagu siis on nõue nagu seisab, et jah, peab olema ikkagi nagu siis tulekahjust teavitame nagu siis kogu hoonest, eks on, kuhu ta paigaldatakse. Nüüd on siis 1. märtsis hakkas tegelikult juba kehtima nagu siis on nõue, et nendes nagu siis on hoonetes, kus on olemas küttesüsteem, et peab olema autonoomne vingugaasi andur. Järgmine tegelikult nõue, mis on tegelikult on siis on tuluohutuspaigalis, mis on levinud Eesti ja mis tegelikult minu jaoks on ütlen niimoodi, ta on mingi keskne nagu põhi nagu siis on tuluohutuspaigalis, et automaatne tulekahjusensatsiooni süsteem. Tulekustutussüsteemid on järgmine, aga siin tegelikult tuleb rääkida niimoodi, nagu siis on kõik oleneb sellest, millise tegelikult on kustutusaine kasutatakse, aga siin tegelikult alates nagu siis kõige nagu kättesaadavast nagu siis kustutusainest veest, lõpetades vahuga, pulbriga, aerosooliga, mis on kustutussüsteemi võib olla kasutatud nagu siis on kustutusaine. Järgmine tuluohutuspaigalis, mille kohta käivad nagu nõuded, eks on, ja mis on ka nagu nõutakse hoonetesse, evakuatsioonivalgustus. Teine ma tahtsin pöörda tähelepanuks on siis on siiamaani on kasutusel veel, eks on siis mingi avariivalgustus, räägitakse nagu siis on turvavalgustusest, ehk tegelikult täna nagu siis meil on olemas nagu siis on seadused, mis on, räägivad selle, et on evakuatsioonivalgustus. Kuna siis evakuatsioonivalgustus ma põhuselt räägin veel, eks on edaspidi, siis jätame praegu seda evakuatsioonivalgustuse jaotusgruppideks on kõrvale. Järgmine siis on siis tuluohutuspaigalist on piksekaitse, suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik. Et see praegu mõiste on võetud nagu siis või nimetus võetud nagu siis on määrusest ja sama tegelikult on tuluohutusseadusest. Kui me loeme nagu siis on standardist nagu siis räägitakse suitsutõrjesüsteemist, seda nime nagu siis on, kas on õige või ei ole õige, aga tegelikult on siis on suitsuärastus on kindlasti ei ole õige, mis on tegelikult isegi projekteerivad oma projektides ja kirjutavad, eks on siis on, kui on esitavad nõuded, näiteks on siis on suitsu eemaldamisele ehk õige nime nagu siis on kas suitsueemaldus või on suitsutõrje. Suitsutõrje, miks tegelikult võetud nagu siis on selle nime all, kuna siis on suitsu nagu siis on leviku takisushoones võib olla saavutatud kahe nagu pidiks on, kas on alarõhustamisega hoonest või on tulekahju korral või ülerõhustamisega, sellepärast nagu suitsutõrje. Järgmine tuluohutuspaigalis, mille tegelikult on kohta täna nagu siis on tehtudki otsused, et tulitõrjevooliku süsteem ei oska meest tegelikult on kasutada ja sellepärast tegelikult on tulitõrjevooliku süsteemi nagu siis on nõuna jäi ainult kõrghoonetesse ja tootmis- ja laohoonetesse teatud hoone tuluohutusklassi ja tuluohutusklassi ja pindala puhul. Aga tulitõrjevooliku süsteem ja paraku tegelikult on siis on, kui ei oska kasutada, siis nõue tegelikult ka annuleeritakse. Vabandust, tegelikult võib-olla natukene teen niisugune mingi tegelikult võib-olla natukene, et oma arvamust nagu avaldan, eks on siis kas kõikide tuluohutuspaigaliste me peame kasutama sama põhimõtte, et kui ei oska kasutada, siis on teil tuleb, eks on siis seda kasutamise nagu tingimused on kitsendada. No,
aga vähesel määral tegelikult täna nagu siis on tootmishooned ja siis on kõrghooned, nagu siis on tuletõrjevooliku süsteem aktsepteeritav ja see süsteem peab olema nende hoonetesse, mis on varem on paigaldanud, eks on ikkagi nagu see peab olema ikkagi omaniku poolt hooldatud ja peab olema ikkagi selle seisus nii nagu tegelikult on seadus näeb ette, eks on need, kes tahavad, eks on siis kas tuletõrjevooliku süsteemi ära jätta, on olemas nagu siis omaette kord, eks on, kuna see on ehituse, see on tehnosüsteemi lammutamine ja see tähendab seda, nagu siis on selle süsteemi lammutamise kohta tuleb, see on koostada nagu siis on projekt ja see projekt peab olema siis on EHR-i kaudu läinudki, siis meie poolt on alati esitakse nõue, pigem tegelikult projektis juba peab olema nagu siis on kirjutatud niimoodi, aga millised nõuded tuleb ära täita hoonest, kuna tuletõrjevooliku süsteem nende hoonetes, kus tegelikult on, mis on varem on ehitatud välja, oli nõukogude ajal nagu SNIP-i järgi välja ja tol ajal ei olnud nagu sellised mõisted, nagu siis on tuletõkkesektsiooni, evakuatsiooni tingimused oli teised, eks on, ja tulusepaigalised, siis tekib nagu ikkagi nagu siis on täiendava nõue, et tuleb nagu siis on hoone viia vastavuse nagu määruse number 17 nõuetega ja siis alles siis tegelikult vooliku süsteemi likvideerimine nagu tekib ilmselt võimalust. Ja nüüd on huvitav, eks on siis on, et sellega tegelikult lõpeb ära tegelikult ilmselt nagu siis on seda, mis on tuluseadust nagu siis lehtuvad ja nüüd on muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõelnud tulekahju avastamiseks, tulesuitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetööks. Ja siin tuleb küsimus, millised nagu siis on sellised seadmed, mis tegelikult võivad olla nagu siis langeda tuluotuse paigaldiste alla ja siin meil tegelikult on olemas nagu siis on süsteemid, mis on kasutatakse kohustuslikult korras kõrghoonetesse, näiteks on tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemid ehk teise sõnadega väljundussüsteemid. Sellised süsteemid on paraku tegelikult on siis on nõue kehtib ainult nagu kõrghoone standardist, ülejäänud hoonetest ei ole kohustuslik ja võib tekitada nagu siis selle süsteemi kohustust paigaldada hoonesse, all sel puhul, kui tegelikult on tuluotseaalne kontseptsioon on koostatud selle kohta ja see hoone tegelikult on siis oma võib-olla või on projekteeritakse, planeeritakse nagu korraldada evakuatsioonialade evakueerimise põhimõtte ja sel puhul nagu siis on see süsteem on kindlasti on vajalik. Kõrghoonetesse jah, paigaldatakse nagu siis on standardi järgi tuletõrjete lift ja muidu tegelikult see, mis on praegu kirjutatud, eks on siis on hetkel ei ole nagu siis on tuluotuse paigaldisena seadusest. Kuid on kõrghoone standardist, on see ikkagi on määratud nagu tuleotuse paigaldisena. Diiselgeneraatore varutoiteallikas ja siin tuleb ikkagi nagu rääkida selles, et varutoiteallikas on mingi tuluotuse paigaldiste komponent, eks on, kas võtame kustutussüsteemi oma või on suitsutõrjesüsteemi, ehk tegelikult on siis on diiselgeneraator küll esineb eraldi nagu siis on komponentina, aga sama tegelikult on mingi nagu siis on tuluotuse paigaldiste osa. Ja nüüd on tekkis on üks mingi päris huvitav asi, mis tegelikult varem ei ole mõelnud, et kui näiteks on hoone sprinkleeritakse, siis on vastavalt standardi nõuetele hoone gigapund peab olema, kus on põlemiskoormus varustatud automaatse tulekusüsteemiga. Ja täna tegelikult hooned, mis on ehitatud välja kas 5-10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, igal pool köögidest kubu all on siis sprinkler. Ei ole mõelnud varem, eks on siis kas see niivõrd ohutu nagu seda kustutussüsteemi kasutamine nende aladel ja tuleme järelduseni ei ole pärist. Ja täna tegelikult ilmselt nagu siis on, võetakse otsus vastu, küll kõrghoonetesse on see on praegu juba kohustuslik, et kui on olemas nagu siis on köögikubu ja seal all pidi olema mingi rasva, grill, eks on, mingi sellised sarnased asjad, eks on, järelikult eks on sellised köögikubud peavad olema varustatud nagu siis on koht tulekustutusseadmega, mis on kus kasutatakse mitte vesi kustutamiseks ja kasutatakse nagu siis spetsiaalne vaht, eks on, rasva kustutamiseks te olete teadlikud, et täna nagu siis on esmase tulekustutusvahendite määramisel suurköögide puhul peab olema määratud ka spetsiaalne F nimetatud tulekustuti, ehk mitte nagu pulber tulekustuti, järelikult eks on siis on sama ilmselt kustutusainu kasutatakse nagu see antud süsteemist.
ja nüüd tekkis üks niisugune nagu ala, mis on varem nagu tekkinud kõrghoone standardist ja algusest peale seda on infotabloo, kõik nimetasid on infotabloo. Nüüd tule välja niimoodi, et ei ole infotabloo, ta on tegelikult tuluse automaatika, mis on tegelikult hõlmab erinevad nagu siis tulutuse paigalised ja võimaldab kontrollida nagu siis kõikide süsteemide toimimist, võimaldab tegelikult operatiividele ehk pestemeeskonnal tegelikult seda kasutada oma nagu siis on pestetoimingu nagu teostamisel, sama nagu igapäevase hoolduse korral tegelikult lihtsustab omaniku tööks on süsteemi hoolduse üle. Ja mina liitasin siin veel, eks on ühe nagu siis on tulutuse paigaldis, mis on viimati ka tekkis, mis on pestemeeskonnale mõelnud kasutamiseks, märk, tõusutoru, no muidu tegelikult siin võib rääkida niimoodi, mitte ainult märk tõusutoru, kui tõusutoru ka teatud juhtudel võib kasutada. Ehk tegelikult sellised tulutuse paigalised, mis on tegelikult täna nagu siis on kas juba ametlikult seaduse õigusaktiga nagu siis on kinnitatud ja osa nendest tuluse paigalisest, mis tegelikult on siis võib-olla nagu siis määratakse ainult standardiga tuluse paigalisena. Ja viimane tulekustutid, et tulekustutid on nimetatakse tulutuse paigaliseks ja nende suhtest käivad nagu siis ka nagu sellised nõuded, mis on nõuvad, et hooldatakse ja need, kes on siis kontrollivad ja hooldavad tulekustutid, need tegelikult peab olema mingi pädevust. Firmasid, kes on tegelikult täna nagu tegelevateks, on siis tulutuse paigaldistega ja sette võetud praegu nõue võetud tulutuse seadusest, et need peavad enda registreerima MTR-ist ja MTR-ist registreeritakse täna ainult tulekustutussüsteem, automaatne tulekahjustussüsteemi spetsialistid, projekteerimine, ehitamine ja hooldamine, tuletõrjevolgusüsteem ja tulekustuti kontrollimine ja hooldamine. Ja mina tegin nagu ühe nagu sellised tabelid, kus on, ma ei tea, kui võrd seda näha, eks on, et millised täna pädevused üldse nagu määratud, eks on. Ja esiteks on olemas nagu siis on turvasüsteemi projekteerija tase 6 ja need lähevad spetsialiseerimised. Esimene spetsialiseerimine vee- ja vahttulekustussüsteemid, teine on tulekahjustussüsteemid, järgmine nagu siis on suitsutõrje ja järgmine tegelikult gaastulekustutus. Need rohelisega toodud välja alad või on spetsialiseerimis, mis tegelikult kattuvad nagu tulutseadusega. Ehk tegelikult nende isikute kohta on alati nõutav nagu seda pädevust. Ja nüüd on tegelikult järgmised nagu tulutuse paigalised, mis on paraku täna tegelikult on õigusaktiga ei ole kaetud, kuid tegelikult nende kohta räägitakse mingi standardites, et esialgu tulusautomaatika, mis võib tegelikult ikkagi rääkida niimoodi, ta on ikkagi, tulusautomaatika on mingi süsteemiga seotud, kustutussüsteemiga nagu siis on seotud, ATS-iga seotud, suitsutõrjesüsteemiga seotud. Järgmine ehitisse nagu siis on teavitamise süsteemiks on. Jah, helindusüsteem on olemas, eks on. Ja täna tegelikult on helindusüsteemi on nõutav kõrghoonesse. Ülendhoonetesse tegelikult seda süsteemi kohustuslikult korras kusagil nagu siis ei pea paigaldama, kuid tegelikult veel kord rõhutan, kui on tulusalane kontseptsioon on koostatud hoone kohta, siis võib juhtuda ka, et see kontseptsiooni järgi tegelikult on tulekahjus teavitamissüsteem tuleb projekteerida. Ja nüüd on hädavalgustus. Nüüd on siis te olete täna juba siis on kuulnudki nagu siis on evakuatsioonivalgustus, nüüd on hädavalgustus, mis on vahe on hädavalgustus ja evakuatsioonivalgustus, kas mõisted on siis on ikkagi samad või on natukene teised, natukene räägin, eks on, hädavalgustus on üldine mõiste, mis tegelikult on siis on, sisaldab ennast, eks on evakuatsioonivalgustus ehk evakuatsioonivalgustus hädavalgustuse osa ja evakuatsioonivalgustus jaguneb veel edasi nagu paanika, ohtliku tööpiirkonna valgustus ja väljapääsude valgustus ja ohutusmärgid, need lähevad kõik evakuatsioonivalgustuse alla. Et tase 6 on projekteerija, ehk täna tegelikult on siis on peste inspektoritel ja mitte ainult peste inspektoril, kõikidel tegelikult on tuleb nõuda nagu siis isikutel, kes koostavad projekte, nende nagu siis on tulutuse paigalise kohta, tuleb küsida, kas on tase on või ei ole vastav ehk pädevust. Nüüd on siis on tase 5, eks on tase 5, meil on tegelikult on vastutav turvatsüsteemi vastutav spetsialist ja nendel isikutel on tegelikult on
kohustus kontrollida tulutuse paigaldiste nagu siis on ehitamine ja peale seda, kui on siis ehitamine lõpetanud, eks on, koostavad dokumentatsiooni ja kirjutavad alla süsteemi vastavusdeklaratsioonile. Siin tegelikult tahtsin nagu rõhutada ühe asja peale, eks on. Meil on tegelikult Päästeametil on kohustus kontrollida tulutuse paigaldiste nõutele vastavus, mis on esinevad või mis on tegelikult on tulutuse nõue. Ja täna paraku gaaskustutussüsteem on võib-olla nagu siis on nagu tulutuse nõue ühelt poolt, teisest poolt, kui on omanik ise otsustanud oma serveri ruumi nagu siis paigaldada gaastulekustussüsteemi ja sellest tuleneb välja niimoodi, aga gaastulekustussüsteem ei ole antud põhjalt tulutuse nõue. Ja nüüd küsimus, kas ta peab tegelikult nagu siis on selle kohta koostama projekti, kas ta peab tegelikult taotlema kohaliku omavalitsuse poolt, eks on ehitusluba, kas peab tegelikult lõppema ka kasvloaga. Ja juhtub, et täna gaastulekustussüsteemi nagu siis on mitmes hoones on paigaldatud ja paraku tegelikult on ilma projektita, no projekt võib-olla isegi on olemas, aga ilma kasutusloata. Ehk antud juhul tegelikult võib olla mõned sellised tulutuse paigaldiste nagu siis on tekitamine, peab olema natukene kohaliku omavalitsuse poolt nagu võetud kontrolli alla, eks on. Kas on päästemeeskond arvestab sellega, nagu siis on, kas on antud ruum on siis on varustatud gaastulekustussüsteemiga, kuna omaniku tegelikult ilmselt oli eesmärk, et vähendada materiaalsed kahjud. Vaevalt gaastulekustussüsteem on mõelnud rohkem nagu siis on selleks, et inimeste päästa, eks on. Pigem tegelikult rohkem nagu siis on varad nagu siis päästmine ja sellepärast tegelikult, kui näiteks on päästemeeskond ei saa adekvaatset informatsiooni, kus siis on süsteemide toimimise kohta, ma pidasin silma, nagu siis on gaastulekustussüsteemi järelikult, eks on, siis on päästemeeskond võib mitte sellega arvestada. Ja nüüd on järgmine nagu turvesüsteemide tehnik tase 4. Küsimus, kas on ta on vastutav, ta ei ole vastutusspetsialist. Tema tegelikult õigus, nagu siis on, kui võtame, et siis on tulekahjuorganisatsiooni, temal on õigus kirjutada alla nagu siis on hooldusaktidele, aga turvatehnik võib osaleda nagu paigaldamisel, hooldamisel, ka tema tegelikult ei ole õigus kirjutada alla vastavudeklaratsioonile. Probleem, mis tegelikult täna küll, eks on mõelnud niimoodi, et turvasüsteemi tehnik 4, kas vähesel määral nagu vastav spetsialist nagu hoolduse poolest ei olegi. Ehk tegelikult on siis on see niisugune nagu siis on pädevus, mis tegelikult võib-olla tulevikus tuleb ikkagi muuta ta kas hoolduse nagu siis on alaliks on siis vähesel määral nagu vastav spetsialist. Nii. Hakkan rääkima teile nagu siis on tulutuse paigaldistes natukene siis on konkreetsemalt. Esialgu tegelikult on siis on need üldised nagu siis on õigusaktid, mis on tegelikult puudutavad, eks on kõikide tulutuse paigaldiste kohta. Ehitusseadustik, tuluseadust, siseministri määrus number 17, Euroopa Parlamenti nagu määrus number 305/2011 ja kuna siis projekteerimine ka ja peab olema tehtud teatud reeglite järgi, siis on nimetan nagu majandus- ja taristuministri määrus number 97 nõuded ehitusprojektile. Ma ei hakka nimetama siia nagu standard 932, kuna siis nõuded ehitusprojektile nagu siis piisavalt juba siis lahti seletatud, kui on siis on jah, et konkreetsemalt nagu nõuded toodud 932. Ja räägime siis on tulekustutussüsteemidest, mis tegelikult üldse nagu siis võivad olla, eks on, ja natukene siis on võib-olla nagu siis on täpsustan, kus on tegelikult milline süsteem on kindlasti nagu siis tulutuse nõue, veekustutussüsteemid. Jah, kui me räägime sellest, et hoones on siis on mingi nagu siis põhjusel, näiteks on kas korruste arvu poolest, eks on, või tulutusklassis lehtudest, või on siis pindala läheb, eks on sektsiooni pindala läheb üle, et tuleb projekteerida automaatset tulekusüsteemi, siis on veekustutussüsteemid on kõigi levinud. Ja need on tegelikult juba siis on kohe läheb, eks on tulutuse nõue. Vahutulekustutussüsteemid kasutatakse nagu naftaterminalidele ja standardi järgi tegelikult ka on tulutuse nõue, kas mingi nagu siis mahuti peab olema siis või valitus peab olema kaitstud või mahalaadimisestakaadid, need on tegelikult või pumplad, eks on, see on ka vahutulekussüsteem, läheb ka nagu tulutuse nõue. Gaaskustutussüsteemid, pigem tegelikult ma nimetan selle süsteemi nagu alternatiivse süsteemina.
miks, sellepärast nagu siis on, kui gaastulekussüsteem peab olema paigaldatud mingi nagu siis on suures hoonest, et mille pindala nagu 10 000 ruutmeetrit, nagu see ei kujuta ette, tegelikult on esiteks ruumid on sellised suured, ei ole lubatud gaastulekussüsteemi kaitsta, teist pooles nagu siis gaastulekussüsteemiga kaitstud ruumide omaette nõuded ja seal inimesed tegelikult, kui on viibivad, siis on süsteem läheb nagu siis kestitsi režiimi peale, noh, igal juhul tegelikult gaastulekussüsteem rohkem nagu siis on kas omaniku soov või on, kui on siis on hoones, mis on varustatud automaatse tulekussüsteemiga ehk sprinklersüsteemiga, mingi ruumid ei saa nagu siis kasutada vett või ei ole lubatud kasutada vett, siis on kasutatakse alternatiivne kustutussüsteem. Noh, üks neist on tegelikult gaastulekussüsteem, teine nagu pulber on ka automaatne võib-olla, aerosoolkustutussüsteemid, aurukustussüsteemid toodud välja siin küll, eks on, aga Eestis viimati tegelikult ühtegi ei ole paigaldanud, aga sellised võimalused täitsa on olemas ja võimalused ainult nagu teatud objektidel. Ja nüüd on tegelikult on tuli alternatiiv automaatse vee kustutussüsteemile, sprinklersüsteemile, vee-uudu kustutussüsteem. Mis tegelikult seda eelised sellel süsteemil? Esiteks tegelikult on vähesel määral 2 korda nagu siis on vähendatakse veekulu. Kustutuse efekt on samad, võib-olla isegi kõrgem, aga hinna poolest tegelikult ilmselt nagu ta ei ole võrreldav nagu siis on sprinklersüsteemiga, on kallim, eks on. Teine probleem, mis on siis veeuudu kustutussüsteemiga nagu tekitakse nagu täna nagu meil nagu siis on Eestis pakutakse välja nagu siis on erinev 3 firmast. Ja need 3 firma tegelikult võivad olla tegelikult natukene erinevad nagu tooded, et ei ole nii nagu siis on automaatse kustutussüsteemi sprinklersüsteemi puhul universaalsed nagu komponentid, eks on kas pump või sprinkler või klopp, eks on. Antud juhul tegelikult on siis on erinevad natukene, siis on pumba nagu siis on ikkagi ülesehitus on erinev, eks on. Ehk ei saa, kui on näiteks on Danfoss paigaldas nagu mingi süsteemi, eks on, et ei saa olla Marjov, eks on oma nagu süsteemi nagu komponentiga ja asendada neid, et tekitakse tegelikult selline mingi nagu siis monopoolne õigus, nagu siis on, et firma, kes on paigaldanud, kel tegelikult on siis mingi Marjoviga nagu siis on kontaktid, eks on, või tegelikult on volitatud nagu siis on firma ja siis on teise firma, et saaks tulla nagu hooldamiseks juba probleemid, eks on, et see tuleb nagu teha kollitus teisele firmale ja meil on tegelikult juba siis 3 objektit, kus on tegelikult on paigaldatud erinevate firmade poolt ja need on seotud hooldamise korral ainult selle ühe firmaga. Et teiste firmada nagu siis on see kollitus ei tehta, eks on. Mis on tegelikult puudutab, eks on siis on automaatsed tulekussüsteemide kohta, meil on tegelikult on täna nagu siis on, kui võtame nagu standardid, mis on esitavad nõuded nagu siis automaatse tulekussüsteemi nagu projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel on põhidokument, mis on sprinklersüsteemi nagu siis on 12845 standard, mis tegelikult on siis on juba tekkinud, eks on siis ja täna nagu siis on, no Tallinna piires ma ei oska nagu üldama ja ühtegi süsteemi pole võtnudki, aga 16925 esitab nõuded nagu siis on automaatse sprinklersüsteemiga, mis paigaldatakse elamutesse, noh, pigem nagu üksikelamutesse. Teine tegelikult on siis on veeuudusüsteemid 14972 standard on olemas, aga natukene nagu selgituseks on projekteerimine käib ikkagi nagu konkreetse firma, kes on pakkuja, et selles puhul tegelikult on siis on tehase poolt esindaja, kes kinnitab seda projektile. Teiseks on tegelikult on siis koha peal tegelikult meil on vastutav spetsialist või projekteerija, kes tegelikult peab seda projekti ka kinnitama, ehk tegelikult on siis on kõrghoone standardis selle süsteemi kohta, nagu siis on selle protseduur on lahti seletatud. Nüüd on siis, mis ma vahepeal juba markisin, eks on olemas nagu siis on tekkinud süsteem 16 hapniku vähendamise süsteem, mis tegelikult on vähendab hapniku nagu siis sisaldusruumist kuni protsentini kusagil 14, 15, tavaolukorras meil tegelikult on kuni 21% hapniku ja see hapniku nagu nivoo võimaldab tegelikult küll, eks on ennutada tulekahju või vältida tulekahju. Olen isiklikult proovinud tegelikult on ruumis nagu seda tuld tekitada, eks on, ei jõudnudki, ei saanudki. Nii, kuna tegelikult on siis on automaatne tulekussüsteem on mingil määral, eks on siis on teatud nagu lahendusi seotud ka tulekahjunisioonisüsteemiga, siis on see määrus number 1, esimene Eesti määrus number 1 läheb selle nagu siis on kustussüsteemide ja muidugi nagu siis on 54, 14, 2000 EVS, CN, eks on TS
et selle standardi me peame ka kasutama, eks on, kui näiteks on määrus number 1, eks on mingi nagu siis on lahendusi või mingi nagu nõudele ei vasta, eks on, et ei saa tegelikult leida, kuidas nagu siis on projekteerida, noh näiteks võtame täna, et viimasel ajal, eks on tekkinud sellised tuulekahjustussüsteemid, eks on siis või selles standardi sees tekkisid sellised nõuded, kus on andurite tegelikult on siis on parameetrid nagu kaitsvada parameetri nagu siis muudetud päris kõvasti. Ja sel puhul tegelikult me peame kasutama seda nagu, et nõudet leideks on, kuidas paigaldada anduri ruumidesse, mille kõrgus on üle 12 meetrit, siis me peame ikkagi lähtuma standardist 5414. No, kindlasti nagu tootja juhised on aluseks. Ja nüüd räägime siis automaatselt tuulekahjusüsteemidest. Kui te mäletate, nagu siis on, meil oli nagu 5 mingi eesmärgi, nagu milleks nagu tuulekahjusüsteem nähakse ette hoonetesse, siis automaatne tuulekahjusüsteem võimaldab või suudab nagu täita tuulekahju, suudab avastada. Temal on olemas nagu siis on sprinklerpeva, mis tegelikult on 2 eesmärgiga, kas on üks eesmärk on siis on tuulekahju avastada ja teine tegelikult on tuld kustutama, eks on. Teine nagu põhinägu ülesande on nagu tuulekahju lokaliseerida ja kustutada. Ja kustutussüsteemi tegelikult kaalutakse, et ehituslike tarindite jahutamine. Et sisuliselt nagu siis on metallist kandetarindid, mille tulepüsivus on esialgu R15 kaitsmata ja meil on tegelikult võimalik nagu kasutada automaatset tuulekahjusüsteemi selleks, et tõsta nagu konstruktsiooni tulepüsivust. Selleks tegelikult on olemas nagu siis omaette reeglid, kuidas nagu seda kasutada, on antud nagu mis intensiivsus, kui kaugel sprinkler peab asetsema, millise sprinklerit tuleb kasutada, mis sammuga paigaldada, on see tegelikult omaette teema, mitte niimoodi nagu hoones ja nagu projekteeritakse automaatne tuulekahjusüsteem ja kohe tegelikult on siis on kõikide kandekonstruktsioonil nagu tagatud nõutav tulepüsivust. Päris ei ole. Ikkagi nagu omaette reeglid. Ja nüüd on siis on üks nagu ülesande, mis on veel, peab teitma nagu siis automaatne tuulekahjusüsteem, antud juhul sprinkler, et ta peab signaali edastama nagu häire ATS-i keskseadmesse. Ehk automaatne tuulekahjusüsteem ei suuda tuulekahjust nagu teavitama hoones viibivate isikutele ja ta ei suuda tegelikult signaali edastada nagu siis häirekeskusse, kui see on vajalik. Et antud juhul tegelikult on räägime kustutussüsteemist, et kui on sprinklersüsteem hoone paigaldatakse, siis on sel puhul 2 nagu siis lahendust. Kas sel puhul hoone varustatakse automaatse tuulekahjusüsteemi nagu täielikult ehk andurid pluss teatanupud või on tegelikult on paigaldatakse nagu siis mingi nagu sellised piiratud nagu siis on koguses ATS-ilt ehk paigaldatakse tuulekahju teatanupud ja paigaldatakse alarmiseadmed. Nii, kui on hoone määrus 17, mis tegelikult esitab, millised nõuded tegelikult, kuhu tuleb, eks on paigaldada nagu automaatse tuulekahjusüsteemi, nagu siis on, esialgu tegelikult on siis on, oli nagu üksikelamud päris huvitav, nagu siis on üksikelamust ei tohtinud ehitada välja 3 korruse läbi, näiteks on 2-korne hoone, üksikelamu nagu siis on kelder, esimene korrus, teine, kõik 3 korruse läbi sektsioon, automaatne tuulekahjusüsteem, aga määrus number 17 teinidki nagu mööndus, välja arvatud tegelikult on siis on üksikelamutes, ehk tegelikult on siis on, kui ehitakse välja kogunemishoone, büroohoone, tootmishoone ja kui tekitakse nagu siis on selline nagu lahendus, kus on sektsioon 3 korruse ja läbi, palun, eks on automaatne tuulekahjusüsteem tuleb nagu siis paigaldada. Kõrghoonetesse, noh siin ma ütlen, nimetan kõrghoonet, eks on, kuna täna tegelikult kõrghoone definitsioon standardi sees nagu siis on 2 nagu põhimõtte alusel, kas on kõrgema korruse nagu põrandapind 24 meetrit nagu siis ja üle sellest, no pigem üle. Ja kui on hoone kõrgus on siis üle 28 meetrit, ütlen ausalt, eks on see 28 meetri järgida väga raske, eks on, miks sellepärast nagu vahepeal tekitavad mingi nagu sellised esemed hoonest, mis on see 28 meetri nagu üle sellest, aga täna siis me lähtume sellest, et põhi nagu ikkagi nagu alus on sellest, eks on kõrgema ülemise korruse nagu põrandapind, eks on. Ja kui on tekitakse hooned, kus on siis on maa all, eks on, ehitakse välja mitmekorrusene kelder. Täna tegelikult meil nagu siis on juba Tallinnas tekkinud objektid, kus on tegelikult on Porto Franco on -3 korrust allpoolt, eks on, noh 2 korrust, eks on, siis on päris palju sellised hoonest, aga isegi ma eks on rõhutan, et juba sellised hooned nagu tekitakse. 3. kasutusviis ja nende varustamine automaatse tuulekahjusüsteemiga on
kui enam kui 4-korruseline hoone peab olema varustatud automaatse tulekussüsteemiga. Täna tegelikult meil on olemas Tallinnas üks kõrghoone, et haigla, mis on tegelikult on ka 3. kasutusviis ja see hoone praegu renoveerimisel ka tuleb paigaldada. Aga sama tegelikult on siis on normi sees räägitakse sellest, eks on, et mingi põhjusel me tegelikult võime nagu mitte varustada. Aga sellised nagu siis on põhjendused on, ma ei tea, väga raske nagu leida, eks on, et haiglas ei ole nagu siis varustatud automaatse tulekussüsteeme, kuid on korruste arv 5 ja rohkem, eks on. Ja nüüd on siis on jah, et olenevad hooned tuuluohutusklassist kasutusviisis määratakse nagu siis on tuuledetektsiooni pindalad ja selle nagu põhjal tegelikult on siis on, kui on projekteerija nagu siis näeb ette nagu siis vajadus või tahab, eks on, siis on mingi avarust tekitada ja sel puhul nagu siis sektsiooni lähevad lõhki, eks on, siis me peame nagu hoone varustada automaatse tulekussüsteemiga. Tootmislaohooned on varustatakse automaatse tulekussüsteemiga nagu asjakohase standardi järgi, sellest tegelikult on siis on määratakse tegelikult on siis on, kontrollitakse siis hoone korruste arv, kontrollitakse tuulesektsiooni pindalat, eks on, kontrollitakse tuluklass ja sel põhjal nagu määratakse hoonele tulekaitse. No, siin toodud välja tegelikult on siis on välja võtta nagu standardist 812 4. osas, kus me vaatame siis on tulekaitse tase 1 on siis on esmased tulekussvahendid. Kunagi oli soov see tulekaitse tase rakendada kõikide hoonete puhul, aga millegipärast nagu siis on jäi ainult töös ja laohoonete ja garaažide kohta seda mõisteks on tulekaitse tase. Ja täna tegelikult on projekteerija, kes on koostab projekte nagu töös laohoonete kohta, peab ikkagi arvestama sellega nagu siis peale nagu need tuleohutuse paigaldis, mis on siis on vastavalt tulekaitse tasemele nähakse ette, esimene tulekaitse tase on esmased tulekaitsevahendid, teine nagu siis on automaatne tulekahjustussüsteem, 3. tuletõrjevalgusüsteem ja 4. automaatne tulekussüsteem. Ei pea unustama, et hoonesse tuleb ette näha piiksekaitse, evakuatsioonivalgustus, suitsutõrjesüsteem, et sisuliselt tegelikult on siis täna nagu siis on töös laohoonete projektis puhul nagu siis kehtib tulekaitse tase, kui ka nagu siis on tuleohutuse paigaldis veel juurde tuleb lahti seletada. Ja näha tegelikult on, millest nagu siis oleneb, see on tulekaitse taseks on või millised tuleohutuse paigaldis tuleb nagu projektis ette näha, et määrab hoone tuluohutusklass, hoone tuluohutusklass ja korruste arv ja tuuledetektsiooni pindala. Palun mitte unustada, et laohoonete puhul on väike probleem on olemas, et kuna ladustusmise kõrgus võib olla erineb ja täna tegelikult on see piir, mis on tegelikult täna on olemas, et laohoonetes on siis on 6 meetrit maksimaalne piir, mille puhul tegelikult on siis on tulekaitse taset rakendatakse selle nagu siis tabeli järgi. Kui meie tahame tegelikult on siis on projekteerida või projekteeritakse nagu siis lao, mille pindalane või mille ladustusmise kõrgus on üle 6 meetrit, siis on need piirväärtused, mis on sellest tabelist toodud välja, tuleb vähendada ja sinna antud ka koefitsient, eks on, et me peame olema nagu siis on see 6 jagada nagu siis on ruumi kõrgusega ja sellega tegelikult on korrutada selle nagu sektsiooni pindala, mis on siin piirväärtust nagu toodud välja. Mis on puudutab naftaterminalidest, on toodud välja tegelikult on siis on avastamise süsteem, et peab olema, täna tegelikult on siis on ilmselt tulekahjustussüsteem ongi see avastamise süsteem. Ja need on tegelikult on siis on objektid, mis on siis naftaterminalidel peavad olema varustatud statsionaarse tulekustutussüsteemiga. Valitus, ma ei tea, miks on tegelikult valitud välja nagu selle nagu piirväärtus 79 ruutmeetrit, aga teitsa on olemas, mis puudutab, eks on siis on mahuteid, kui mahutis on põlevat vedelik ja selle nagu siis on maht on siis on 1000 kanti ja rohkem, peab olema siis varustatud automaatse tulekussüsteemiga. Nii, kustutussüsteemi tegelikult puhul nagu siis on kehtib nagu siis on või on tegelikult on võimalik kasutada erinevat nagu siis lahendusi. Üks on tegelikult on, kui kaitsetakse hoone, et kõik oleneb sellest, mis temperatuur nagu ruumi sees võiks olla. Kui on temperatuur võiks olla nagu langeda alla pluss 4 kraadi või kui on ruumis temperatuur rohkem kui 90 kraadi, siis me peame kasutama nagu kuivinstallatsiooni. Kui on näiteks on mingi ala, kus tegelikult on siis on võib olla nagu siis on teatud tingimustes nagu siis on temperatuuri langemine, eks on ala pluss 4, järelikult me peame kasutama võib-olla universaalse installatsiooni, et suvel kasutatakse nagu siis märkinstallatsioon ja siis on talvel, eks on see kuivinstallatsioon.
ja need on siis veel, on olemas L-rakendusinstallatsioon, mis täna kasutatakse nagu siis mitmel põhjusel. Üks põhjus selles, et kui me tahame nagu siis välistada mingi materiaalsed kahjud, et siis näiteks on täna Kumus on kunsti nagu muuseumis on kasutatud selline süsteem, kus on tegelikult on siis on vee andmine on võimalik kahe nagu sündmuste nagu siis on rakenduste korral. Üks on tegelikult on siis on ATS ja teine tegelikult on siis on Sprinter rakendust. Ja alles siis tegelikult süsteem hakkab, on siis tööle. Et muidu tegelikult on siis sellised hoidlad on küll, peab olema kaitstud mingi teise süsteemiga. Ja võib-olla siis täna tegelikult on siis, võtame see kõrghooned, on kõrghoonetes on tekitavad sellised nagu siis on elektrikilbiruumid, nõrkvooluruumid, kuhu nagu siis on otse veed kasutamine ei ole sobilik. Ja sama tegelikult alternatiivsüsteemi paigaldamine on väga kallis osutub. No siis tegelikult on siis pakutakse välja L-rakendussüsteem ja siin tegelikult on siis on juba selle nagu siis on vältitakse, et veed nii lihtsalt nagu siis võib olla, kui on keegi klassampuuli nagu siis purustab ära, no siis ei lähe süsteem tööle, siis peab olema ATS-i andur ka tööle rakendama. Aga kui me ikkagi räägime nagu kõrghoonetest või näiteks hoonetest, mis on varustatud automaatse tulekusüsteemiga ja ATS-iga, ikkagi esialgu nagu esimene nagu rakendab tööle suitsuandur, järelikult on siis alati tulekahjustussioon annab tule kahjusignaali varem, kui on siis on sprinklersüsteem. Veeuudusüsteemi kasutamise kohta nagu siis on veel kui rõhutan, on meil tegelikult ikkagi nagu kahte spetsialisti nõutakse ja muidu tegelikult on veeuudusüsteemi projekteerimisel ei saa olla tegelikult on standard on olemas, aga standardis küll on viimase standardis määratud nagu siis on arvutuslik alad ja määratud mitu sprinklerit ühe korra võib-olla rakendatud tööle, aga ei ole toodud välja sprinteri poolt kaitstava alla pindalad ja ei ole toodud välja tegevusraadius. Ehk täna siis on neid andmed viimased, on, mis kasutatakse konkreetse sprinteri kohta, mille ruumiks ta on katsetatud, kas arhiiviruumide, garaažide kohta või kaupluste kohta, siis on tegelikult on seda teema tegelikult ikkagi nagu siis on põhineb katse, kõik oleneb sellest katseprotokollist, on. Katseprotokoll määrab, on sprinteri kasutamise nagu tingimused ehk kontrollitav ala, tegevusraadius ja kuhu ta võib kasutada. Mis on tegelikult on siis tahtsin nagu siis pöörata tähelepanuks on, et sprinkleri standard, automaatse kustutamise standard loeb kindlasti nagu pädev isik, projekteerija, loeb, on paigaldaja, aga paraku arhitekt ei loe nagu selle standardid. Ja standardi sees toodud välja sellised andmed, mis on tegelikult projekteerija võivad olla kasulikud. Muidu tegelikult on, kui tehakse sprinteri standard, sprinter nagu projekteerija kirjutab niimoodi nagu siis kaitstud ja mitte varustatud sprinklersüsteemiga nagu siis ruumid peavad olema omavahel eraldatud konstruktsiooniga vähemalt EI60. See tähendab seda, et täna juba räägitud niimoodi nagu siis avateide tehakse 50%, et nagu konstruktsiooni tuleb isuse ajast. No sama tegelikult on, mis me loeme, on. Standardi sees räägitakse niimoodi, nagu siis on eraldav konstruktsioon, element peab olema nagu siis on 60, on. Et standardi sees toodud välja siis on, kuhu nagu siis on, võib mitte paigaldada ja peale see tegelikult on esitatud, kuhu tegelikult üldse ei tohi üldse paigaldada nagu siis sprinklersüsteemid. Aga see, mis ma rääkisin, on, et tulutuskuja määrad meil nagu siis on määrus number 17. Räägib tegelikult on siis on üks normdokument, teine nagu siis on 812 neljas osa ja nüüd loeme nagu siis on, loeme tegelikult standard, sprinteri standard, kus räägitakse niimoodi, kui hoone varustada automaatse tulekussüsteemiga, no siis on tegelikult selle nagu siis kaupa hoidmine peab olema nagu siis on mitte vähem selles hoones kui 10 meetrit. Ja kui tegelikult võtame standard neljas osa, siis me teise numbrit leiame. Et, ja näiteks on siis on see, mis on juba räägitud korraks, on siis on, kui on hoone osa nagu sprintleeritakse nagu siis ja teine hoone osa nagu jääb sprintleerimata mingi põhjusel, siis on eraldavate elementi tuleb isus peab olema 60 minutit ja mina väidan, et uksed peavad olema samamoodi nagu siis on 60. Ja täna tegelikult meil nagu siis on standardid, määrus, mis näeb ette, kuhu tuleb, on tuletõkke ustele nagu ette näha nagu ise sulguvad seadmed ja nüüd loeme, on, kui tegemist nagu näiteks on hoonega, mis on sprinkleeritud
siis on uksesulgurid peavad olema isegi nagu nendest nagu ruumidest, nagu siis on, mis tegelikult standardi 871 nagu siis kirjutab niimoodi, kui on uks on pidevalt nagu siis suletud, järelikult nende nagu sulgurid pole vaja, aga noh, et võtame kilbiruum, aga antud juhul tegelikult on, vabandust, eks on, et seesama nagu siis on see uks peab olema, siis on tuluteki ustega varustatud, sulguriga varustatud. Kuidas sprinteri projekti nagu tegimine keepiks on ja kuidas määratakse nagu siis veevoolu hulk välise tulekahju kustutamise, kuidas nagu sprinteri süsteemi nagu siis on see veevoolu hulk, et kui on väline tulekustutus, me saame tegelikult kindlaks teha, nagu siis on tugines nagu siis kas määruse number 10 või on standardi 812 6 või 8 osale, siis on sprinteri süsteemi puhul, eks on siis on väike probleem, eks on. Probleem seisneb sellest, et me saame tegelikult standardi põhjaliks on teades nagu arvutuslik ala ehk sprinteri ohuklass ja teades tegelikult intensiivnost, mis on antud hoone puhul me saame kasutada, siis me tegelikult saame nagu määrata ainult nagu siis on arvutuslik või nõutav veevoolu hulk, mis on paraku nagu põhiprojekti koostamisel nagu suureneb, eks on 2, mõnikord, eks on 3 korda, eks on. Ehk tegelikult on siis on selle projekti tegemisel vahepeal tegelikult need andmed kuidagi nagu lendavad minema, eks on, millega tuleb arvestada. Tahtsin pöörda tähelepanu, et standardis ka toodud välja, kuidas tuleb, eks on see teatrihoone kaitstakse. Miks ma tegelikult seda nagu tabelit või sellel skeemi tahtsin näidata, et siin võetud küll, eks on siis andmed, mis on tegelikult oli nagu siis on kunagi nagu toodud välja nagu 6 osas, aga 12.845 ka räägib tegelikult, eks on, kuidas on ehitakse välja nagu siis on sprinklersüsteem, kuidas kaitstakse, kus on peab olema avatud sprinkler, kus peab olema suletud sprinkler. Lähme tulekahju sensatsiooni juurde. Meil on tegelikult on siis on, võib-olla ma ei hakka nagu siis on korrata nii palju tegelikult nende nagu õigusaktides, mis tegelikult ja standardides või normatiivides, mis on esitavad nõuded nagu siis on tulus nagu tulekahju süsteem. Meil on määrus number 1, nagu standard 54. Nüüd lähevad, eks on terve rida standardid, kus tegelikult me loeme 4, 5, 7 ja 8 osas nõuded ja toodud välja ka standard 12.845. Kuna siis on, meil on tegemist, eks on, siis on võimalik tekitada nagu selle eelrakendussüsteem. Nii, millised tegelikult on siis on süsteemid ehitakse välja, eks on. Lahendusviisid, eks on, meil võib olla adresseeritud süsteem ja võib-olla konventsionaalne süsteem. Adresseeritud süsteem on rohkem selline süsteem, mis tegelikult on kas hoolduses on parem, eks on, ja peale see tegelikult on, eks on tulekahju nagu avastamise poolest, ta annab, eks on ikkagi teade, kus konkreetselt ruumis nagu siis on tulekahju avastatud, kus andur rakendus tööle. Konventsionaalne süsteemi puhul, jah, meil on tegelikult esiteks nagu siis on viimase nagu määruse järgi nagu piiratud seda süsteemi kasutamise võimalus, et kuni 20 avastamispiirkonda ja teisest poolest, eks on siis on, me ei saa täpne aadress, me saame tegelikult ainult nagu selle tsooni täpsustega. Tsoon võib olla maksimaalselt 20 ruumi ühes. Ja nüüd on tegelikult on, milline tegelikult on tulekahjusitsioon, kus kohas tuleb ette näha, eks siis on, et meil on tegelikult on siis on määrus number 17, esialgu tegelikult räägib sellest, eks on siis on, et kuni 10 majutuskohaga ehk hotellid, eks on kuni 10 majutuskohti, võib-olla siis on autonoomne andur, 3. kasutusviis, eks on, ja 4. kasutusviis kuni 300 ruutmeeter nagu nende hoonetes on võib-olla autonoomne andur, aga üks tegelikult et need andurid peavad olema kuidagi omavahel ühendatud ja peavad võimaldatud väljastama häiresignaali, eks on siis on selles kogu kaitsvas alast, eks on. Ilmselt nagu siis selle nagu peale lahendust läheb, eks on, et täna nagu siis rohkem sellele lahendust nagu siis võimaldatakse ainult kasutades valve signatsioonisüsteemi, selle külge pannakse nagu siis on tulekahjusitsiooni andurit ja automaatne tulekahjusitsioonisüsteem on nõutav nende hoonetesse, kus on tegelikult neid piirväärtust nagu siis ületakse, ehk tegelikult on kuni 10, kuni 300, eks on kuni 750, kasutatakse autonoomset andurit. Üle sellest peate kasutama juba siis on automaatse tulekahjusitsioonisüsteemi. Räägitud, eks on jah, et meil on tegelikult täna siis 1. märtsis vingu gaasiandur on kohustuslik teadushoonetest, eks on, ja adresseeritav süsteemi vajadus täna nagu määrab meil nagu siis on määrus number 17
ja EVS 812 8 osa, et kõrghoone standardi, kusjuures tegelikult on kõrghoonetesse nagu nõutakse analoog-adresseeritav süsteem. Ärge mõelge niimoodi, see analoog-adresseeritav süsteem on enamused tegelikult, selle süsteemi sellised on ikkagi nagu paremad, eks on, ehk tegelikult võimalused on paremad kui adresseeritav süsteemi. Kui adresseeritav süsteemi puhul anduri tegelikult ei saa väärtust muuta, ehk analoog-adresseeritud süsteem seda võimaldab, eks on. Ja kui me vaatame tegelikult need piirväärtust, mille puhul nagu adresseeritud süsteemi tuleb kasutada, siis ikkagi tuleb välja niimoodi nagu sama väärtuse tegelikult on, et puudutab või kehtib nende hoonete kohta, kus on siis automaatne tulekahju teade, peab olema edastatud, eks on, häirekeskusesse. Nii, kui on tulekahjusioonisüsteem paigaldatakse osaliselt, järelikult on määruses number 1 on antud niimoodi nagu selle nõue, et peab olema siis on tulekahjust teavitamise võimalus nagu siis on terve hoonest. Ravi, hooldus ja lasteasus ning kogunemise ja kõrghoonetest on, peab olema siis on varustatud ATS-iga isegi neid alad, mis on kustutussüsteemiga varustatud. No, täna tegelikult on siis on määruses number 1 on võimaldatakse, kui hoone varustatakse nagu siis on automaatse tulekussüsteemiga, siis on tulekahjusioonisüsteemis tuleb osaliselt ainult nagu siis paigaldada, ehk peavad olema siis on alarmiseadmed ja ainult nupud, eks on. Aga nende hoonetest, mis on siis paragrahv 6, eks on määruses number 1, räägitakse niimoodi, et nendes hoonetest nagu siis on olenemata automaatne tulekussüsteem paigaldatakse, mis võimaldab tulekahju avastamine ja teavitamine, ikkagi tuleb ette näha. Nüüd on, kui on hoonet rekonstrueeritakse, siis on rekonstrueerivatesse hoonetesse tulekahjusignalisatsiooni liik, kas autonoomne andur või automaatne tulekahjusüsteem ja automaatne tulekahjusüsteem tuleb lehtuda sellest tabelist, eks on. Ja siis on, oleneb sellest, eks on, kas meil tegemist hoonega, mis on kõrgus on nagu siis on näiteks on 3 korrust või 4 korrust ja kas on hoone tulutusklass, eks on. Ja tahtsin tegelikult rääkida nagu siis on nende ülesandetest, mis on tulekahjusignalisatsioon, eks on, peab teitma või on võimalik teitma. No, kõige nagu tähtsam nagu siis tulekahju avastamine. Selles kasutatakse meil nagu siis on erinevate tüüpi andurid, no kindlasti tegelikult on siis avastada võib-olla tulekahju ka inimene, eks on. Selles on nähakse ette täiendavalt nupud, eks on. Inimeste teavitame tulekahjust, eks on. Selles tegelikult me kasutame tegelikult erinevat nagu siis on võimalusi. Ventilatsiooni, jahutus, kütteseadmete juhtimine, pigem tegelikult me peame ikkagi nagu need süsteemid välja lülitada, kuna tegelikult ventilatsioonisüsteemi, jahutussüsteemi kasvavad, eks on, soodustavad tule levikule. Evakuatsiooni valgustuse juhtimine, pööran tähelepanu sellele nagu siis ülesandele, et evakuatsiooni valgustus tegelikult on siis on, võiks olla nagu teatud liikid on varus olevas režiimis, teatud liiki tegelikult on pidevalt toimivad, eks on. Ja sel puhul, kui on siis varus olevas režiimist ümber lülitama pideva režiimi peale, kasutatakse tulekahjusioonisüsteem. Nüüd selleks, et tule ja suitsu leviku nagu siis on takistada, me peame juhtima nagu siis avateidet tuletõkke konstruktsioonist, nende hulgas tuletõkke uksed, tuletõkke väravad, kardinad, siis on ventilatsioonisüsteemis kasutatakse vahepeal elektriajamiga tuletõkke klapid ja nende klappide juhtimine nagu ATS-i poolt on määratud kõrghoonetest ja no kui näiteks on siis on mingi nagu põhjusel nagu siis on hoone, kus on evakuatsioonialade evakueerimine põhimõte, aga siin kindlasti tuleb, eks on tuletõkkeklapid kasutama, siis on siis ventilatsioon, nende tuletõkkeklappide juhtimine peab olema siis tagatud ATS-i poolt. Suitsutõrjesüsteemi juhtimine, oleneb sellest, mis on käivitustase suitsutõrjesüsteemist. Kui on suitsutõrjesüsteemile nagu ette nähtud käivitustase 3 ja 4, kindlasti nagu siis on see süsteem, suitsutõrjesüsteem on seotud tulekahjusioonisüsteemiga. Vahepeal nagu siis on tuletõkke konstruktsioonis tekitakse nagu sellised avad, mis tegelikult ei või olla teidetud tuletõkke väravaga, tuletõkke kardinaga ja sel puhul nagu siis on lubatakse, kasutatakse nagu veekordinateks on see ava teitmiseks või kaitsmiseks. Sel puhul tegelikult me peame värama nagu siis ATS-i ka nagu siis on peame saama juhtimissignaali selle veekordina nagu siis rakendamiseks. Et evakuatsiooni ja tulekahjust teavitamise süsteem, eks on, kuna tegelikult on siis on täna nagu tehtud niiviisi, eks on, et alarmi seadmed, mis on ATS-i küljes paiganud, eks on, ehk kelad, eks on, sireenid, et nende tegelikult on siis on nende nagu siis on, need ei tohi nagu paralleelselt töötada ühe korraga paralleelselt nagu koos selle tekstiga, mis läheb ja helindusüsteemi kaudu.
ja kusjuures, eks on viimased nagu siis undmused näitasid, et hoones, kus on tulekahjust teavitamine süsteem, kus on tekst läheb, eks on, et rohkem mõjutab inimestele, et need hakkavad ikkagi nagu evakueerima. Nii, ja järgmine, need hooned, mis on siis on varustatud, mille tegelikult signaal edastatud häirekeskusesse, et siis on ATS peab tegelikult on signaali vormistama selleks, et ta vabaneb lukustusest sisenemisteel olevat uksi. Kuna liftide kasutamine nagu siis on tulekahju korral on ohtlik, siis on kõik liftid, kas arvatud vahepeal küsitakse, kas tuletõrjete lift tohib tegelikult jätta nagu siis kasutusel või jätta kusagil korruse peal. Kõikidele liftile tegelikult antakse sama korraldus, kõik liftid sõidavad ATS-i rakendamisel nagu siis sõidavad alla. Järgmine nagu siis on hoones on olemas nagu sellised nagu vahendid, mis tegelikult võimaldavad nagu siis erinevate tasandid, nagu siis on kuidagi nagu siis on ühendavad erinevad tasandid, siis on travelaatorid ja eskalaatorid, need tegelikult on ka peatada. Läbipesusüsteemi rivistusesse vabastamine, eks on jah, viimati tegelikult on igal pool tegelikult meil nagu siis on läbipääs hoonetesse nagu siis on keelatud või on tegelikult pigem nagu piiratud, eks on, aga tulekahju korral kõik need läbisüsteemi peab tegelikult ikkagi nagu siis on viidud selle nagu asendise, kus on tegelikult võimaldatakse nagu inimeste nagu siis evakueerimine. Katlaruum, eks on, kui on siis on gaasikattel, eks on, et tulekahju korral me peame tegelikult on gaasi peavoolu nagu siis on sulguri nagu siis on peatada ja häire edastamine häirekeskusesse, kui tegelikult seda mõelnud nagu siis on, see on mõelnud tegelikult on siis on määruse number 1, eks on vastavalt sellele, eks on siis on kas hoone nagu ühendatakse häirekeskusega või mitte, eks on. Peale see tegelikult me peame ikkagi nagu siis arvestama sellega, nagu ATS peab nagu siis võimaldama, avastama nagu siis on rikket, mis on tegelikult on siis võivad tekitada, kas on silmustest, ahaletest või on ise keskseadmest, eks on. Kui on tegelikult tegemist, meil on köögiseadmete, mis on varustatud koht-tulekustutusseadmetega, siis me peame tegelikult on siis on et see juba nagu siis on koht tulekustutusseade poolt määratud, nagu tootja poolt määratud nagu siis protseduur, mis näeb ette, eks on, et kõik need köögid, mis on kas elektrikütte või on siis on või gaasivarustuse baasil, et nende nagu see elekter ja gaasivarustus peab olema katkestatud, eks on. Ja me peame võtma signaali, et ATS võtab signaali nagu siis on tulekustutussüsteemidest, kaasa arvatud koht-tulekustutussignaalid, et saaks nagu teavitada nagu siis on hoone nagu siis tulekahjust. Suitsutõrje, et täna tegelikult on põhidokument meil tegelikult, mille põhil nagu siis on suitsutõrjesüsteemi projekteeritakse, on EVS 911 on 2010, eks on, ja muidu tegelikult on siis Euroopa standardid 1201 terve sarja, eks on. Täna tegelikult 1–10 osad, aga on teada juba siis on see 13 osa nagu siis on valmidust, on olemas, eks on, et varsti tulevad neid, eks on. Ja suitsu eemaldamise nagu eesmärk, et esialgu nagu siis me peame mõtlema siis on, et põhi nagu eesmärk on siis on evakuatsiooni tagamine, teine tegelikult on pestemeskkond nagu kasutab seda oma nagu siis on toimingute nagu sooritamisel ja kindlasti nagu siis on suitsutõrjesüsteem, eks on selle hoone kasutamine nagu siis on, aitab hästi nagu siis on ikkagi kolmas ülesande täita. Täna tegelikult on siis on määratud 3 lahendusviisiks on, et esimene ja teine lahendusviis on loomulik suitsueemaldus, et meie kasutame tegelikult on või on projekteerija peab, eks on siis kasutama nagu siis on aknad, uksed ja lahendusviis 1 näeb ette, et need aknad, uksed lähevad, eks on siis on käsitsi lahti ja erandi juhul võib olla nagu siis on päeva korral purustutavaid aknad, eks on, aga esiteks on purustamise viis peab olema ohutult teostatud ja teine, eks on siis on see, et seda purustamise protsess peab olema ikkagi nagu põrandapinnast, eks on. Kui me tegelikult on tegemist mingi hoonega, tootmishoonega või lauhoonega, mille kõrgus on 7 meetrit ja need avasid peavad asuma nagu siis 1/3 ülemises osas, järelikult eks on põrandapinnast, eks on see purustamise viis ei ole kuidagi nagu teostatud.
ja lahendus 5.2 meil on tegelikult on siis loomulik, aga aknad, suitsuluugid, eks on, nende tegelikult on siis külge pannakse nagu mingi juhitavad nagu seadmed, see võib olla elektrine, pneumaatiline, võib olla siis mehaaniline ja lahendus 5.3, eks on, kasutatakse nagu siis on mehaaline suitsueemaldus ja vahepeal ma ka rääkisin teile, meil on tegelikult kas alarõhustamine või ülerõhustamine. Alarõhustamine on rohkem levinud, eks on, ülerõhustamise nagu viis kasutatakse kõrghoonetesse, et teatud hooneosadesse, kas on näiteks on siis on liftisahtidesse või on trepikotta, kui on ta on 3B või on 3A trepikoja juures oleval üsttamburisse, eks on ehk põlevale korrusele tekse ülerõhk. Millised tingimused tegelikult on siis on ülerõhu kriteeriumid, see on tegelikult juba standardi teema ja mis tegelikult veel tahtsin rääkida, eks on suitsutõrje osas, eks on, meil on see määratud iga nagu siis lahenduse juures on võimalik käivitustase ja need on 4. Ja valik tegelikult on siis on toodud välja nagu standardist, eks on, kõige kõrgem on 4, see tähendab seda, meil on suitsutõrje ehk suitsu eemaldamine ja õhukompensatsioon, et suitsu eemaldamine ei ole võimalik, kui on õhukompensatsioon on tagamata. Mis on suitsu eemaldamine? On tegelikult hoone ventileerimine on tulekahju korral ehk antud juhul peab olema ikka see on ka nagu siis on, kui viiakse välja, siis peab olema midagi asendatud. Oli juhtumid, kus tegelikult on siis on tulitõrjad mõelnud selle peale, et suitsutõrjesüsteem oli rakendatud tööle, aga suitsujaams ei hakanud tööle. Pärast tuli välja niimoodi, õhukompensatsioon oli tagatud, eks on hoopis 3. käivitustase järgi, eks on. Ja kõige kõrgem nagu tase on 4, eks on, projekteeritakse nagu haiglates, projekteeritakse nagu siis on mitmekorruses keldritest, projekteeritakse kõrghoonetesse, aatriumiga ruumide ja evakuatsiooni teel. Ehk tegelikult on, kuna evakuatsiooni nagu tagamine suitsutõrjesüsteemi on primaarne, järelikult nende nagu siis on hoone osades tase 4 on alati nagu nõutav. Nii, ja kolmas, mis on see 3., 4. tase tegelikult on, tuleb valida välja ka, vaadata, mis on tegelikult kas loomulik suitsueemaldus või mehaaniline suitsueemaldus. Ja ongi see teema, eks on, mehaaniline suitsueemaldus ei tohi ka nagu siis tekitada ennast tegelikult ohtu evakuatsiooni korral, eks on. Kuna tegelikult on suitsueemaldus nagu siis on alarõhustamise korral, võib tekitada alarõhk, mis võib olla ohtlik ja tekitakse nagu siis on ukse avanemise korral jõud, mis tegelikult on inimene ei jõua tegelikult lahti teha, ma pean tunnistama, eks on, et võib-olla 10-5 aastat tagasi tegelikult on sellised süsteemid nagu Tallinnas ehitatud välja, kus on korteris ei saa välja, miks sellepärast nagu töötab suitsutõrjesüsteem. Vabandust. Nii. Aitäh, Vassil, väga sisuka ettekande eest ja väga põhjaliku ettekande eest. Et see, ütleme niimoodi, et see info on äärmiselt vajalik ja sellepärast me oleme ka seda hakanud teieni tooma ja minu arust, mida põhjalikum on edastatav info, seda kasulikum ja parem meile kõigile. Nüüd aga Vassili ma veel ära ei lase siit, et räägime ka läbi lisa küsimused, mis on nüüd laekunud ja lähme siis esimese küsimuse juurde. See, ma saan aru, et on tulnud mulle. Millistele tuletõkkeklappidele, mantsettidele, mähistele peab olema tagatud visuaalseks kontrollimiseks ligipääs ja kas see peab olema üldse? Ütleme niimoodi, et kui me räägime nüüd mähistest ja mantsettidest, siis sellistel puhkudel peab olema see tõendus tehtud üldjuhul kaetud tööde aktiga ja nagu meil mitu korda on teemaks olnud, fotodega. Ehk nendel üldjuhul hooldust tagama ei pea, kuna need võivad jääda ka tarindi sisse. Nüüd tuletõkkeklappide puhul peab olema vähemalt juurdepääs läbi puhastusluugi ja nende toimivuse tagamiseks nende puhastamine. Ehk nemad peavad olema siis ka sisuliselt visuaalselt vaadatavad. Nüüd järgmine küsimus.
aga selle küsimuse juurde veeliks on, et meil on tegelikult on teatud hoonetesse paigaldatakse elektrijaamiga tuletõrjeklapid. Ja on sellised hooned, kus on riiplae taga mingi kõrgusel 7 meetrit nagu põrandast, eks on paigaldatud selle klapp, eks on, ja selle klapi ligipääs on raskendatud. Mina ikkagi soovitan võib-olla näiteks kui hoonetesse tulevad juba mingi nagu siis on 30-40 tuletõrjeklappi, pigem tegelikult algus peale, et hoolduse nagu lihtsustada, et planeerida, nagu siis on ikkagi tuletõrjeklapid elektrijaamiga. Ja sel puhul on garanteeritud, muidu tegelikult on klapp kontrollitakse üks kord aastas, aga kuna siis on, kui hoone siis on varustatud automaatselt tulekonditsionisüsteemiga, vot sel puhul meil tegelikult tekib nagu juba kvartaalne hooldus, mis tegelikult eeldab, eks on, et klapid ka kontrollitakse. Teepselt nii ja kusjuures tegelikult tulusautomaatikas me näeme, kes klapp kinni või lahti, eks on. Üks on tegelikult puhastamise, mis on see hooldusluukid, eks on, aga teine tegelikult on siis näha, kas klapp on kinni või lahti, eks on, ja see on automaatikas, me loeme välja. Ja see on ka visuaalselt näha. Täpselt nii. Täpselt nii. Aitäh. Et see oli väga hea täpsustus. Ütleme niimoodi, et tehniliste lahenduste puhul objektil võib tulla väga erinevaid nagu osasi esile. Nüüd järgmine küsimus. Kes võib väljastada toimivusdeklaratsiooni? Toimivusdeklaratsiooni puhul on see, et seda võib väljastada põhimõtteliselt tootja ja toote esindaja, on ta siis edasmüüja või kes iganes. Igal juhul peab olema toote toimivusdeklaratsiooni kaudu tuvastatav selle tootja ja nõuetele vastavus. Ja see peab vastama Euroopa direktiivile. Erti, kuna tegelikult selle probleemiga nagu siis iga päev tegelikult kokku puutun, see on probleem. Välja arvatud nädalavahetusel. Kindel. Võib-olla mitte. Aga milles teema, eks on vaata toimivusdeklaratsiooni kirjutamine nagu siis on või väljastamine on, no eestikeelne peab olema siis küll, eks on, aga see isik, kes kirjutab alla vastavu toimivusdeklaratsioonile, tema kinnitab, et tema poolt väljastatud toimivusdeklaratsioon on koostatud kehtiva sertifikaadi põhjal, sest sertifikaadi kehtivus meil võib näidatud ükspuha, mis keeles on, eks on, no Euroopa Liidus riikides, eks on, aga sama tegelikult on seda sertifikaadi kehtivus, me peame pääsema nagu siis on konkreetse asutuse leheküljele ja meil selle aega ei ole. Objekt on siis on mingi nagu siis on T1, seal oli 10 000, eks on dokumenti, kontrollida ei ole võimalik, ainult toimivusdeklaratsioon väljastatud maaletoja poolt, eks on, tema tegelikult peab kinnitama, et kehtivuse nagu kehtivate alusel väljastatud dokument. Ja veel kord rõhutan, eestikeelne dokument. Ja, see tuleneb juba mitmest seadusest, et eestikeelne dokument. Täpselt nii. Nii. Vassil, võib-olla sa vastad sellele küsimusele ka ise, et millal peab olemasolevate ajalooliste hoonete tuleohutusnõudeid parendama? Kogu aeg, eks on. See tegelikult tuloseadus on täna kehtiv, eks on määratud nagu siis omaniku kohustused ja tema tegelikult peab nagu siis kõik seadmed, ruumid kontrollima. Täna minu slaidides ka nagu siis jooksnud seda paragrahv 3, kus on tegelikult omaniku kohustused tulotuse tagamisel. Mitte millal, aga alati. Et alati, et ajalooliste hoonete puhul võib-olla väike märkus juurde ka, et mis meil on tagasiulatuv nõue ja prioriteet number 1, millest ennem ka juttu tuli, on evakuatsioon. Ehk siis ajalooliste hoonete puhul tuleb jälgida ka samamoodi evakuatsiooni, et kindlasti ütleme tuleohutuspaigaldiste osas, mis Vassil välja tõi, nendega on võimalik parendada evakuatsiooni, et ilma neid ajaloolisi hooneid muutmata, aga kindlasti tuleb evakuatsiooni osa tagada. Ja muidugi on see, et ajalooliste hoonete puhul, kui tuleb rekonstrueerimine või ehitamine selles hoones, siis on see koht, kus kindlasti peab tuleohutust ka jälgima. Ilmselt me ei saa rääkida ajalooliste hoonetes nõutava tuleohutusase tasemest. Me räägime nagu piisavast.
piisavalt, see tähendab seda, tegelikult on uksed koheldatakse tuld tegestavateks, evakuatsioonilahendust, no jah, no mis me teeme siis on, et ajalooliselt nagu tuleb välja niimoodi ukse ava nagu 1,70 m. Ei saa tegelikult öelda tubavikule, Boris, sa pead tegelikult meiega nagu nõustama ja Boris kunagi nagu ei nõustu sellega. Et me ikkagi nagu siis püüame nagu aru saada nagu siis nõuded, mis on nende nagu siis on mitte kultuuriversioon, nüüd on siis on muinsuskaitse nagu osakonnast nagu siis lehtuvad. Püüame tegelikult ikkagi nende nõudega ka arvestada. Nii, järgmine küsimus. Kuidas peab tõendama oma pädevust tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks MTR registreerimisel? Milline pädevus selleks vajalik on? Mulle küsimus. Jah, tule ots paigalt. Margus, tule appi, eks on. Ma ei tea isegi, kes on, vaata, tulekustutiga nagu me objekti vastuvõtmisel tuleb nagu uus paigaldada, aga kontrollimisega vehe seal määrel, eks on. Ja ma ei tea, tegelikult on, vanasti oli, ole sa vahel. Kuule, vanasti oli nagu minu teada sellega tegeles nagu siis meil Päästeameti juures oli sertifitseerimise büroo. See oli ka kunagi, jah. Anu Kusk tegelikult on käis kontrollimas vabariigis need isikud, kes tegelikult on hooldusega tegelenud, eks on. Aga ma ütlen ausalt, eks on viimase nagu 10 aasta ja ma ei ole jälginud seda teemat, eks on, ma olen kuulnudki, peab olema siis on hooldusfirma poolt, hooldusfirma tegelikult on kuidagi nagu Rex, Firetech, küsimus. Jah, et teatud firma tegelikult võimala vanas ajas tegelikult on siis on see hooldus või see pädevus kunagi omandanud ja tegelikult registrist omavad, eks on. Ehk tegelikult võib rääkida niimoodi firmadel, kes on registreering on olemas, no siis ta võib usaldada nende firmadesse. Teil on hoolduseks registreering olemas, kontrolliks registreering olemas, aga et kui küsida, et kas see isik konkreetselt on nüüd pädev või mitte, siis hetkel tulekustuti kontrolliks eraldi pädevust ei ole, aga on asutuse MTR-i registreering ja tal peab olema vastutav spetsialist ja praegu saame ütelda siis vähemalt peab mängus olema tuleohutusspetsialist tase 5 või tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistust omav isik, kes seal firmal on ja selle teemaga tegeleb. Kustutite kontroll läks meil ju tuleohutusseaduse muudatusega spetsialistile. Enam ei ole nii, et mina vaba inimene võin oma kustutit ise kontrollida. No ma täpsustavalt veel toon siia sisse selle, et määratleti ära nii kontrolli, hoolduse kui vaatluse tegevused ja tõesti selle koha pealt läks nüüd pädevale isikule ehk siis kutset omavale isikule see niinimetatud kontrolli ja hoolduse tegemine. Et lähme järgmise küsimuse juurde. Mis teha olukorras, kui ripplagi puudub, aga laealune on torusid täis? Kuidas peaks paiknema ATS-andurid või millised andurid on sellisel juhul eelistatud? Kui on lae all tekitavad torud, vibratsioonikanalid, me peame ikkagi lehtuma sellest, eks kui me hakkame võrdsustama seda riplaega, järelikult on riplae paignemise korral on nõuded 5414 standardis on toodud välja. Kui on näiteks on torustikust kanalitest, nagu siis on moodustatud riplae rohkem kui 40% ehk suletud osa, järelikult me peame paigaldama andurid nagu siis on konstruktiivse lae alla, kui on selle toru alla ehk kaks kihti. Täpselt nii. Nüüd järgmine küsimus. Kas evakuatsioonipääsud võivad olla ainult juhitud ATS-iga ilma suluseta? Ukse.
jah, ei, tegelikult sulused on alati peavad olema ja nüüd on, kui meil nagu siis on horisontaalne latt, eks on see ATS-iga üldse ei tohi seotud olla, et see peab olema alati avatav ilma. Aga muud, eks on evakuatsioonilink ja siis on teine nagu siis on liblikas või on siis on vendenupp, eks on, need võivad olla uksed ATS-iga ühitud. See küsimus võib olla äkki suunatud sinna, et ust hoitakse näiteks magnetiga suletuna ja muul ajal on ta lihtsalt lükatav lahti. Et see veel, aga alati peab olema ukse vahetus läheduses eraldi nupp, millest on võimalik deaktiveerida see kinnihoidjav seadetis. See niimoodi roheline nupp. Jep. Siis on tuleb võtta arvesse, eks on, et kui tekitakse nagu hoones on roheline nupp, mis on tegelikult 871 standardi järgi peab olema, siis tekib veel üks süsteem ehk omaniku veel üks koormus. Et ta peab hooldama selle süsteemi ka. Valikute küsimus. Kui niimoodi tahetakse teha, siis tuleb arvestada teise reegliga. Nii. Ja. Millises dokumendis on sätestatud, et tulekustuti kontrolli pädevus on ainult tuleohutusspetsialist või eksperdi teha? Ütleme nii, et selle tulekustutite kohta on eraldi määrus väljastatud. Siseministri määrus number 39. Ja täpsustavalt nii palju, et see määrus on ka muutmisel ja korrigeerimisel, ehk siis mõne aja pärast peaks saama sealt ka juba uuemat infot. Siis järgmine küsimus. Kas Päästeametil on õppepäevi plaanis tulevikus läbi viia tavalisel viisil kontaktõppena? Arvatakse, et veebikoolitus ei asenda 100% kontaktkoolitust. Oleme sellega täiesti nõus, et 100% kontaktkoolitust see ei asenda ja luban nii palju, et tulevikus kindlasti mõni kontaktkoolitus tuleb. Sellel aastal nüüd plaanis ei ole, küll aga saame järgmisel aastal võtta selle uuesti plaani. Ja seda võib-olla ei tehta ka nii tihedalt, kui nüüd on need infopäevad meil praeguses formaadis ehk siis läbi videosilla. Sellisel juhul tuleb juba pikem päev ja esinejaid ka rohkem. Nüüd veel viimane küsimus, mis on laekunud. Millal järgmine infopäev toimub? Järgmine infopäev on meil plaanitud 22. september käesoleval aastal. Ja infopäevi tuleb sellel aastal veel 2 tükki sarnases formaadis ja teine nendest tuleb novembris. Teemade osas nüüd nii palju, et teemad on veel täpsustamisel, et see sõltub ka just õigusaktide kehtestamisest ja nendele nagu kehtivuse andmisest, et mida ja kuidas me seal räägime. Aga suur tänu Vassil, suur tänu Margo, kuna ehituskontrolli teenus on äärmiselt hõivatud Eestis tervikuna, siis mul on hea meel, et mehed leidsid aega siia rääkima tulla ja nõudeid täpsustama tulla, ehk see aitab natukene ka teiepoolset tähelepanekut tõsta. Mina tänan ja kohtume järgmisel korral. Kõike head!